Alustame siis Euroopa asjade komisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühist avalikku istungit ja kõigepealt Euroopa asjade komisjon peab ära kinnitama oma nädala töökava. Et töökava on ekraani peal kuvatud. Kas meil ELAK-is on kenasti foorum koos, et kas me saame selle konsensuslikult kinnitada? Võtame aluseks. Suurepärane, härra Eesmaa. Nii teeme. Ja siis kõigepealt on kuulamine, mis on avalik päevakorrapunkt, Euroopa Kontrollkoja eriaruanne Euroopa Liidu sõjalise liikuvuse teemal ja Euroopa Kontrollkoja liige Keit Pentus-Rosimannus on nii kena olnud, et on meiega tulnud siia, et seda kõike tutvustada. Ja meie töö näeb välja sedamoodi, et kõigepealt vaatame ära ja kuulame ära tutvustused, siis on küsimused-vastused, siis riigikaitsekomisjoni esimees annab juurde riigikaitselise mõõte sellele ja siis kõige lõpuks on kõigil fraktsioonidel võimalus 2-minutiliseks sõnavõtuks. Aga liigume kohe asja juurde, et ajaraamidesse ära mahtuda. Proovime nii, suur aitäh ja tore, et see üsna värske raport sellist tähelepanu parlamendi liikmete hulgas on leidnud ja meelega tulin täna siia tutvustama eriraportit, milles, nagu siis öeldud, me võtsime kontrollikojaga teravdatud tähelepanu alla Euroopa Liidu sõjalise liikuvuse teise tegevuskava. Esimene tegevuskava valmis juba aastal 2018 ja teine siis juba täiesti teistes oludes 2022. aasta novembris avalikustati teine uuendatud kava. Miks see eriraport oluline on? Sest et sõjaline liikuvus, mis siis lahti seletatult tähendab Euroopa Liidu sisest, eelkõige Euroopa Liidu sisest vägede, sõjamasinate, varustuse, relvastuse liigutamist. See on teema, mis Euroopa Liidu jaoks kindlasti, eriti viimastel aastatel, on saanud julgeoleku valdkonnas strateegilise tähtsusega küsimuseks. Ja loomulikult muutis Venemaa täiemahulise sõja alustamine Ukrainas vajadust lahenduste järel oluliselt kiireloomulisemaks. Nii et see tõesti on teema, mis kaitsevaldkonnas Euroopa Liidus oluline on. Ja see on teema, kus kiirus loeb. Kui ma peaksin ühe lausega meie eriraporti sellise põhisõnumi kokku võtma, siis ma ütleksin, et täiskiirust sõjalise liikuvuse tõrgete kõrvaldamisel praeguseks veel saavutatud ei ole. Ma arvan, et see on see põhisõnum. Ja ma selgitan hea meelega ka lähemalt. Sõjalise liikuvuse praegu kehtiv tegevuskava Euroopa Liidu siseselt on siis tehtud aastateks 2022 kuni 2026 ja sisult on see kava jagatud 4 sambaks. Esimene on kahesuguse kasutusega transpordikoridorid eelkõige. Sealhulgas on selle esimese samba all siis ülesanne bürokraatliku nimega meede välja selgitamaks, kus kõige suuremad pudelikaelad on ja mis nendega teha annab. Teine sammas on igasuguste haldusprotsesside lihtsustamine. See puudutab ka turvalist digilahenduste kasutamist, turvaliste digilahenduste kasutamist. Kolmas sammas on kõik see, mida on vaja teha transporditaristu kaitsmiseks, eelkõige siis küber- ja ka hübriidrünnakute vastu, kaitsta nende ohtude eest. Aga siia alla, sellesse kolmandasse sambasse on liigitatud ka näiteks transpordisüsteemide ja lahenduste energiatõhusus ja ka vastupanuvõime kliimamuutustele.
kui nüüd rääkida nendest erinevate tegevuste jaotusest selles tegevuskavas 4 samba vahel, siis see 3. sammas võtab peaaegu pool kõikidest tegevustest, meedetest, ülesannetest, mis tegevuskava sisaldab. Ja 4. sammas on koostöö oluliste sõjaliste partneritega, aga ka ühenduvus näiteks Ukrainaga, Moldovaga, Lääne-Balkaniga. Tegevuskava 2.0, nagu seda nimetatakse, ehk siis teine tegevuskava oli kindlasti väga kiiresti tehtud samm õiges suunas. 2022. aasta kevadel võeti otsus vastu, et sama aasta lõpuks või enne 2022. aasta lõppu peab uuendatud tegevuskava olema vastu võetud ja olemas ja tõesti 2022. aasta novembriks see tehtud sai. Aga nüüd 2,5 aastat pärast selle siis avalikustamist ja avalikku vastuvõtmist tuleb ikkagi öelda, et sõjameeste ja sõjamasinate liigutamine Euroopa Liidu siseselt on jätkuvalt problemaatiline ja tegevuskava juures on ka mitu murekohta, mida me eriraportit tehes nägime. 3 neist olen siin sellel slaidil ka välja toonud. Näiteks pandi tegevuskava kokku arusaadavalt sellise ajalise surve all, kui tehti seda ilma, et Euroopa Komisjonil oleks olemas olnud terviklikku arusaama või ka ülevaadet kõige pakilisematest vajadustest, kui rääkida nüüd just siis sõjalise liikuvuse valdkonda, et oleks olemas nendest vajadustest ülevaade just nimelt sellises pakilisuse järjekorras. Kõige kriitilisematest vajadustest sõjalise liikuvuse tagamiseks sellist täitpilti komisjonil sel hetkel ei olnud. Ja tõenäoliselt on ka see üks põhjustest, miks ei suudetud hinnata seda raha hulka või eelarve proportsionaalsust vajadustele. Nüüd veidi põhjalikumalt. Kui me teeme eriraporteid, siis meie ei auditeeri liikmesriike, aga me alati proovime ja soovime käia ka liikmesriikides kohapeal. Seda konkreetset eriraportit tehes käis meie meeskond 7 liikmesriigis ja nagu öeldud, siis tähelepanu all oli komisjon ja siis konkreetsel juhul komisjoni poolt ettevalmistatud Euroopa Liidu tasandi tegevuskava. Aga see tagasiside, mida me liikmesriikidelt saame, tõenäoliselt osalt ka põhjusel, et see tõesti ei ole mitte liikmesriikide auditeerimine. See tagasiside annab väga olulise osa täiesti ilustamata pildist, milline see olukord meil praegu rahuajal valitseb ja mis on need probleemid, mida rahuajal on saanud endale, kui nii võib öelda, lubada. Ja siin on näited, mõned näited nendest välja toodud. Näiteks on olnud olukord, kus üks liikmesriik ei andnud teisele liikmesriigile luba tankide vedamiseks läbi enda territooriumi, sest et tankid ületasid riigi liikluseeskirjades kehtestatud massipiirnormi. Ka on olnud olukord, kus ühe riigi siis raske sõjavarustus ei pääsenud otseteed kasutades teise riigi sõjaväebaasi, sest et sild, mida teel ületada oleks tulnud, ehitati viisil, kus ilmselgelt ei peetud silmas vajadust, et see sild peab võib-olla ühel hetkel väga raskeid sõjamasinad kandma. Seetõttu ei olnud selle silla ületamine lihtsalt võimalik, et peab kohe ütlema, et need masinad siiski lõpuks sõjaväebaasi jõudsid, aga olulise ringiga. Ja nagu öeldud, siis et tõesti need on sellised mõned näited, aga neid näiteid oli veel, mis on omamoodi rahuaja mured, et neid on saanud endale või ollakse saanud endale lubada ajal, kus ülikiiret liikumist, tegutsemist väga pikka aega ei ole vaja olnud. Ja kui öelda midagi ka selle tegevuskava kiituseks, siis kindlasti on hea, et sellised kitsused oma ilustamata kujul ilmsiks on tulnud. Kollektiivse territoriaalkaitse juures muidugi juhtroll on ikkagi liikmesriikidel ja NATOl.
Ja Euroopa Liit tervikuna on kaitsevaldkonnas üldse suhteliselt uus osaleja. Tõsi, vägede, tankide, varustuse, laskemoona sujuv ja kiire liikumine või liigutamine Euroopa Liidu piiride sees kindlasti on üks nendest kohtadest, kus see roll saaks ja saab olla oluline ja ongi oluline. Ja praegu natuke rohkem kui poole peal olev 7-aastane Euroopa Liidu eelarve on üldse esimene, kus eraldati raha sellise kahese otstarbega transporditaristu ja transpordiprojektideks. Seda eraldati siis Euroopa ühendamise rahastust. Ja nüüd, kui te mõtlete selle raha suuruse peale, see eraldus oli napilt alla 1,7 miljardi, 1,69 miljardit eurot, siis muidugi on seda raha vajadustega võrreldes vähe. Aga absoluutselt kõik liikmesriigid, kellega ka meie oma eriraportit tehes suhtlesime ja kelle juures me käisime, kõik möönsid, et see otsus ise, et taoline rahastamise otsus üldse tehti, see igal juhul oli väga oluline ja vajalik ja õige otsus. Ja et selle suurusjärgu võrdlust veel paremini tajuda, siis nagu seal ka välja toodud on, kui me räägime üldse kaitsekulutuste summast kokku, siis eelmisel aastal, 2024. aastal oli ta umbes 300 miljardi euro kandis, ütleme suurusjärk on selline. Ja siis 6 aastaks ette nähtud sõjalise liikuvuse rahastamiseks mõeldud summa oli siis 1,7 miljardit Euroopa Liidu eelarvest algselt. Mis omakorda tähendab, et kui raha on vähe, siis on alati eriti oluline, et seda vähest raha võimalikult efektiivselt kasutatakse ja kasutatakse teda seal, kus ta tõesti kõige suurema efekti kaasa toob. Kui sõjaväelise või sõjalise liikuvuse projektideks oli algselt plaanitud seda 1,7 miljardit jagada siis aastate peale üsna ühtlaselt, siis olude muutudes 2022. aastal otsustati, et sisuliselt tehakse see raha kohe täies mahus kättesaadavaks. Sest nagu öeldud, see on valdkond, kus on kiire ja ka taoline otsus, et raha võimalikult kiiresti kasutusse anda, oli kindlasti oluline poliitiline signaal. Nüüd teise külje pealt vaadates tähendas see seda, et kuni 2026. aastani ette nähtud raha oli 2023. aasta lõpuks otsas. Ehk siis mingisugusest stabiilsest rahastamisest loomulikult rääkida sellisel moel ei saa. Rahastamisest tekkis praegu tõenäoline 4-aastane auk, enne kui järgmise 7-aastane pikaajaline Euroopa Liidu eelarve heakskiidu saab ja jõustub, mis omakorda tähendab, et ka täiendavate investeeringute puhul võib tekkida, ma ikkagi ütleks väga pikk, sest et 4 aastat selles maailmas, 5 aastat selles maailmas praegusel ajal on väga pikk auk või ajaline viivitus. Aga see võib tähendada ka seda, et vahepeal saadud ja kogutud teadmised, kogemused kipuvad selle aja jooksul lihtsalt kas rooste minema või ei pruugi nad enam sedavõrd ajakohased olla. Nüüd teiseks, sõjaväelise liikuvuse teema puhul on olukord selline, et ka meil seda tööd tehes ei olnud võimalik väga lihtsalt tuvastada, mis on see koht või kes on see inimene, kes kogu teemat haldab, ehk siis kes on see nii-öelda kontaktpunkt. Meil oli üksjagu tööd, et kogu seda killustunud pilti kokku panna ja ka liikmesriikides kostus täpselt sama, et on väga raske aru saada, kes, kus konkreetse teemaga täpselt tegeleb, kuhu pöörduda iga siis vastavalt konkreetse küsimuse või teema puhul. Ja kolmandaks, praktiline ja pidev järjepidamine, kuidas ja kas olulised projektid edenevad, on keeruline ja osalt on see tingitud sellest samast eelnevast, et kuna kogu see juhtimismaatriks on niivõrd mitmekihiline, siis ei ole väga lihtne jälile saada, millises seisus iga konkreetne tegevuse meede on. See kindlasti on võimalik lõpuks pärast kõva pingutust, aga sellist olukorda, kus meil oleks pidev ülevaade või kellelgi oleks pidev ülevaade kõikidest nendest erinevatest tegevustest, mida tegevuskava puudutab, kahjuks praegu sellist olukorda meil ei ole. Neljandaks, kui
me ikka peame silmas kogu Euroopa Liidu ülest pilti, siis edaspidiseks kindlasti saab valikuprotsessi tugevamaks muuta. Praegu vaatas meile vastu üksikute eraldiseisvate omas nagu üksikult vaadates tõenäoliselt oluliste projektide hästi kirju pilt. Ilma, et nendel valikutegijatel või otsustajatel oleks ees olnud tervikpilti kõige kriitilisematest ja kõige pakilisematest lahendamist vajavatest sõjalise liikuvuse kitsaskohtadest. Ja see, ma ütleks, oli meie jaoks üks kõige tõsisemaid murekohti seda tööd tehes. Osa probleeme said kindlasti leevendust, aga mitte ilmtingimata strateegilistelt kõige kriitilisemates asukohtades ja jällegi, nagu öeldud, mitte ilmtingimata kõige paremini seda kogu pilti silmas pidades. Omamoodi kurioosseks tuleb kahjuks pidada seda, et konkreetsete projektide rahastamine, need valikud olid juba tehtud, otsused olid langetatud, kui komisjon alustas liikmesriikidega koos siis kõige pakilisemate vajaduste väljaselgitamist ja sellise nagu nii-öelda gradatsiooni või pingerea tekitamist. Ja mida see praktikas tähendab? Tähendab näiteks olukorda, kus siin ka välja toodud ühe strateegiliselt olulise tee viimane etapp jäi viimases rahastusvoorus ilma rahastamiseta, seda hoolimata sellest, et sellest tervikprojektist 3/4 oli juba positiivse otsuse saanud, aga tervikuna jäi ta sellest rahastusest lõpule viimata. Ja ei saanud raha sellepärast, et raha oli selleks ajaks juba otsas, et teistele projektidele olid lihtsalt otsused juba ära tehtud ja ära jagatud. Kas need teised strateegiliselt sama olulised olid, nagu öeldud, seda sel hetkel tervikpildina ei hinnatud, sest et see tervikpilt lihtsalt valmib alles hiljem. Selles tegevuskavas olevaid meetmeid on kokku mitukümmend ja meie analüüs ütleb, et seda on liiga palju. See tähendab, et fookus hajub ja kui tegevuskava peamine ülesanne ja ka nende erinevate sammaste peamine ülesanne ikkagi on tagada sõjalise liikuvuse sellise sujuv toimimine, siis see peaks ka fookus olema, et meie analüüs ütleb, et hetkel on seal asju, mis ilmtingimata maksimaalsel moel selle eesmärgi saavutamisele kaasa ei aita. Ja samamoodi toome me oma raportis välja selle, et kui nende kolme konkursi raames siis valiti projektid välja 5 võrdse kaaluga kriteeriumi alusel, siis Euroopa Liidu sõjalise staabi sõjalist hinnangut arvestati või küsiti eelkõige ühe kriteeriumi hindamisel, see oli siis prioriteetsus ja kiireloomulisus. Ka need liikmesriigid, kellega me oma eriraportit tehes suhtlesime, väga mitmed neist ütlesid, et mõned neist kahesuguse kasutusega projektidest ei käsitle piisavalt sõjalisi aspekte, et sellise sõjalise nõu mitte ütleme, teistest kaalukam arvesse võtmine on üks probleemkohti, mida me ka välja toome. Ja nüüd, mida me siis edasiseks soovitame? Et Euroopa Liidu mõju selles väga kriitilises valdkonnas oleks tugevam, soovitame me olukorda parandada õige mitmes lõigus. Meil on 6 konkreetset soovitust, mis siin väga kokkuvõtlikult on välja toodud. Esiteks parandada seda olukorda juhtimise selguses. Teiseks kindlasti projektide valikuprotsessis, et silmas oleks peetud tervikpilt ja nagu öeldud, siis fookus oleks ka täpsem. Rahastamise stabiilsuses tuleks olukorda parandada ja kuna mitmeaastane ajaline lünk rahastamises meie hinnangul oleks selgelt problemaatiline, siis me andsime ka soovituse kasutada praeguse eelarve olemasolevaid fonde, et kõige kriitilisemad pudelikaelad ikkagi ära lahendada, et nad ei jääks nii mitmeks aastaks ootele järgmise eelarve kokkuleppimist.
Nii et kui nüüd kokkuvõttes võib jääda tunne, et asjad on väga halvasti, siis ma siiski seda tunnet tahan pisut leevendada, et meie roll on ikkagi eelkõige keskenduda nendele asjadele, mida saab teha paremini. Aga nagu öeldud, siis see, et tegevuskava väga kiiresti uuendati, oli kindlasti hea ja oluline. Samamoodi ka siis, kui me oleme väga kriitilised selle eelarve suuruse suhtes, suuruse üle, siis see, et esimest korda nii-öelda ots lahti tehti ja selline rahastamine ette nähtud on, ka sellist tähtsust tegelikult alahinnata kindlasti ei maksaks. Ka liikmesriigid, kellega me vestlesime ja kes meid seda eriraporti sisendit aitasid koguda, kinnitavad, et ka liikmesriikide omavaheline selline koostöö on muutunud oluliselt ladusamaks ja ka seda võib vähemalt osalt öelda, et ka see on tõenäoliselt uue tegevuskava abil ladusamaks muutunud. Nii et minupoolseks sissejuhatuseks kõik. Kui on huvi, siis hea meelega hiljem küsimus. Jaa, tänan. Ma lugesin seda 54 leheküljelist raportit tähelepanelikult ja ma küll ülemäära optimistlik ei ole, aga lähme küsimuste juurde. Mul on siin nimekirjas härra Laanemann, Kiili, Vaga, ma ise, härra Arhipov, aga hakkab minema härra Laanemann. Aitäh. Lugupeetud komisjoni liikmed, lugupeetud ettekandjad, suur tänu selle ülevaate eest ja enne kui ma küsimuse juurde lähen, millele ma vastust peaaegu et aiman, aga ma siiski ütleks mõne sõna tunnustuseks, sest et see raport on teema, seda raportit koostada praktiliselt teoreetiliselt peaks olema võimatu, sest et liikuvus on üks funktsioon suuremast kavast, selleks peaks olema üle-euroopaline mingi vastava teema tegevusplaan või sõjaplaan või kava ja siis selle alusel, kui on selged eesmärgid, saab koostada juba ka ülevaate vajadustest ja selle liikuvuse plaani. Et selles mõttes siiras tunnustus, et see kava ette võeti ja eks tihti elus ongi niimoodi, et kuskilt tuleb alustada. Ja siin on alustatud sellest valdkonnast, aga minu küsimus on nüüd, ma aiman, mis see vastus võib tulla, aga minu küsimus oli, et kas selle töö käigus oli ka mingeid märke, et hakatakse nüüd siiski üle-euroopalist sellist plaanimoodi asja ka koostama. Et kuigi ma tean, see on väga, väga keeruline, aga kas olid mingeid viiteid? Aitäh. Aitäh, kui me räägime sõjalise liikuvuse vaatest. No me praegu käsitlesime tõesti sõjalist liikuvust ja selles vaates on küll jah, tegelikult töö käimas. See on olnud selline kolmefaasiline, seda nimetada, ütleme, eeluuring, mis puudutab ka liikmesriike, kus liikmesriigid on oma sisendit saanud anda, et just välja selgitada üle-euroopalisest vaatest, nagu öeldud, need kõige valusamad või ütleme kõige suuremad takistused, kui me räägime transpordist ja isegi mitte ainult siis sellise võib-olla tavapärase vaatena selliste haldusprobleemidest, vaid ikkagi konkreetsetest infrastruktuuri muredest. Ja kuna suur osa sellest kahese otstarbega taristust on ikkagi kattuv üle-euroopalise transpordivõrgustikuga, siis nii nagu me ka oma selles raportis lõpuks tähelepanu juhime, et ka rahastamise otsuseid tehes on võimalik seda käsitleda ikkagi ülejäänud transpordi investeeringute raames. Aga jällegi see eeldab, et on tõesti arusaam ja ülevaade, kus on kõige suuremad kitsaskohad ja et see lahendamine toimub gradatsiooni alusel, alustatakse sealt, kus valu on kõige tugevam, mitte selle vaatega, et ütleme selline üleüldine nagu projektide jaotus oleks võimalikult ühtlane, vaid kõige suurematest kitsaskohtadest peaks alustama. Jah, tänan. Härra Kiili, palun. Jaa, aitäh selle ülevaate eest. Mul selline küsimus, et kui me räägime liikuvusest, siis see on ju definitsiooni kohaselt transport. Kas te olete saanud ka selle transpordivoliniku vaate või mingisugust kontseptuaalsest lähenemisest, sest et tsiviiltransport, sõjaväeline transport, teedevõrgud, raudteevõrgud, see suurt vahet nagu ei omagi. Aga mul on üks tähelepanek veel, et ma võib-olla kuulsin valesti.
aga et üks teie eesmärk oli ka jälgida kliimamuutuste ja kliimaneutraalsuse neid põhimõtteid. Et antud juhul me siiski räägime sõjalisest liikuvusest ja kui me mõtleme seda, et üks sõjalise edu kriteeriumeid on vali ja säilita eesmärk. Ehk sõda tõenäoliselt ei ole väga kliimaneutraalne, et sain ma õigesti aru, et teie ülesanne on ka sellega tegeleda? Aitäh, mitte päris. Et mis me välja tõime on see, et hetkel nendest 4 sambast 3 on üheks eraldi selliseks eesmärgiks seadnud ka kliimamuutustele vastupanuvõime. Ehk siis see on komisjoni poolt kinnistatud tegevuskava üks osa. Ja see on nüüd see sammas, mille kohta ma ütlesin, et praktiliselt pool kõikidest tegevustest liigitub selle 3. samba alla. Ja see on ka sammas, mille puhul meie ütleme, et see fookus on hetkel liiga laiali puistatud ja et kui me räägime sõjalise liikuvuse murede lahendamisest, siis see fookus peaks olema oluliselt kitsam. Ja teine küsimus oli transpordivoliniku kohta, siis meie töö valmis sel hetkel, kui komisjon oli just vahetunud. Nii et kindlasti uue volinikuga meil kohtumised tulevad. Kui te vaatate meie soovitusi, siis enamus nende me alati anname tähtaja, mis hetkeks me soovime, et see soovitus oleks täidetud ja enamuse puhul on see tegelikult juba 2025. aasta. Me teeme alati ka järelauditi, et vaadata kaugele soovituste täitmisega jõutud on ja lihtsalt selliseks nagu taustateadmiseks, et üldine selline hinnang meie soovitustele on, et 92% nendest täidetakse. Nii et kindlasti tuleb meil kohtumine ka transpordivolinikuga osalt selle samal põhjusel, mis ma ütlesin, et suur osa nendest, nagu te ka ise ütlete, taristu ja liikuvuse muredest, kui me räägime teedest või räägime ka raudteest, kattub üle-euroopalise ehk siis TEN-T võrgustikuga, mis tõttu see ladus koostöö seal on absoluutselt oluline kriitilise tähtsusega, ma ütleks. Aitäh. Ja, härra Vaga, palun. Aitäh, auväärt esimehed ja lugupeetud Euroopa Kontrollikoja liige. Minu küsimus puudutab pigem siis seda tolli regulatsioone või tolli logistikat, et siin teie näidetes on ka, et üks EL-i liikmesriik nõuab praegu piiriülese liikumise lubade puhul 45 päeva etteteatamist, aga sama liikmesriik oli väljastanud 1 päeva jooksul load sõjavarustuse liikumiseks Ukrainasse, kui olukord oli kiireloomuline. No see ongi, et tihtipeale kriisides mõned riigid tegutsevad kiiresti, aga meil mitte nii kaugest minevikust on siis ju meeles see, kus COVID ajal tegelikult mitmed liikmesriigid nagu ühepoolselt kehtestasid tegelikult oluliselt täiendavaid siis piiri üleseid takistusi igas mõistes, ja seda on ka mitmed eksperdid öelnud, et sul võivad sillad korras olla, aga kui ikkagi mingi kaup seisab mitu nädalat selle piiri peal, ega see siin liigselt ei aita. Ja siit ongi küsimus, et juba vist oli 2017, kui Jean-Claude Juncker, eelmine siis Euroopa Komisjoni president, kuulutas välja, ühe sellise mõttena käis välja, et oleks vaja luua Euroopas selline militaar Schengen, või tänasel on siis militaar või nii-öelda strateegilise kauba Schengen, mis siis oluliselt lihtsustaks strateegilise kauba, aga tegelikult siis kaitseväelaste liikumist üle piiride. Ja ma näen, et siis selles teie analüüsis on ka see regulatiivsed toetusmeetmed üks nagu suur tükk sellest ja siit ongi 2 küsimust, et ühe eesmärgina näete, et peaks need haldusprotsessid digiteerima, aga te ütlete ka, et see on ajakavast maas, et mille tõttu see on ajakavast maas, et mille taga see seisab ja teine võib-olla selline rohkem avatud küsimus on, mis on teie hinnangul, et milliseid kohti peaks siis nii-öelda lihtsustama piiriüleses liikumises, et tõesti ei tekiks sellist neid pause või probleeme liikmesriikide üleselt liikumisel ja mis on ka siis need ettepanekud, et kuidas siis ühtlustada seda erinevate liikmesriikide regulatsioone, mis puudutab strateegilise kauba liikumist. Aitäh. Aitäh.
No lühidalt tuleks ära teha see, mis on kokku lepitud. Juba oleks palju parem. Ja ma mitte ilma asjata seda sissejuhatust tehes ka ei ütelnud, et suur osa nendest nagu tõrgetest või takistustest, mida me ka oma tööd tehes või milleni me jõudsime, need on saanud nii pikalt eksisteerida selle põhjusel, et nagu ma ütlesin, need on rahuaja probleemid ja see taju ja ütleme valmisolek, ka ütleme selline puhtalt vaimne valmisolek mõista, et selline toimetamine ei ole enam sellises julgeolekuolukorras Euroopa Liidus tervikuna võimalik, see ei ole liikmesriikides ühesugune siiamaani. Et Eesti sellist avalikku ruumi jälgides võib ilmselt üsna hõlpsasti tekkida tunne, et selline mentaalsus, selline arusaam julgeolekuolukorra tõsidusest on Euroopa Liidus kõikjal selline, ei ole. Ja probleemid, mida liikmesriigid oma sisemiselt tähtsuse järjekorras olulisemaks peavad, on väga-väga erikarvalised, nii et ja see on olnud ilmselt ka üks nendest põhjustest, miks otsuste tegemine ikkagi liikmesriikides, mitte kõikjal ei ole olnud sama tempokas, kui meie siin piirkonnas seda ilmselgelt soovime ja loodame. Kuna küsimus oli ka sellise lahenduste kohta, siis tegelikult Eesti on selle süsteemi ehk siis turvalise digitaalse sõjaväelise liikuvuse süsteemi väljatöötamise vedaja. Ehk siis lühendatult STMMS on see süsteem. Sinna, see on konsortsium, kuhu kuulub 11 organisatsiooni 10 liikmesriigist ja lisaks sellele konsortsiumi liikmetele siis osalevad projektis ka 11 liikmesriiki, kes siis peaksid, kui me eelarvest jälle räägime, selle konkreetse projekti eelarvest räägime, 20% sinna kogu eelarvest panustama. Ja selle eesmärk on just nimelt selline ühtne turvaline tarkvaraplatvorm välja töötada, mis siis turvalise keskkonna informatsiooni vahetamiseks tagaks. Aga ka nende liikmesriikide hulgas, kes on otsustanud ennast sellega siduda, ei ole sisemised otsustusprotsessid olnud alati nii ladusad, kui nad ilmselt algselt on oodanud, et küllap seal on liikmesriikidel oma sisemised põhjused, miks see nii on. Kuidas ka tahaks, neid saab ikkagi lahendada iga liikmesriik sisemiselt ise. Jaa, tänan. Ma ei tea, kas Euroopa Komisjon teadis teie raporti sisu või oli seda juba mingit drafti lugenud, aga igatahes üks 7 võimelüngast Euroopa julgeoleku valges paberis, mis tuli välja 19. märts, on ka siis sõjaline liikuvus. Ja kui te nüüd teete järelauditit, et nüüd on sellele teemale tekkinud ju ka omanik Andrus Kubilius, kes on siis Kaja Kallase kabinetiga seotud, et kas siis need jätkutegevused on ka temaga seotud ja nüüd kuidas selle auditi sisse vaadates paistab välja kriitiline põhilõunaühendus ehk siis Rail Baltic ja Via Baltica. Ma lugesin, et täiesti Eestis ka. Ja. Aitäh. Meil on täiesti teadlikult liikmesriike puudutav informatsioon üsna selline üldistatult tasemel, et me ei ole eraldi projekte välja toonud, aga need projektid, mida me vaatasime, olid ikkagi konkreetselt selle sõjalise liikuvuse rahastamise voorust rahastust saanud projektid, et mitte me ei vaadanud näiteks laiemalt Euroopa ühenduse rahastuse projekte, et ka ise fookust hoida. Kui me teistele ütleme, et fookus peab olema võimalikult täpne ja kitsas, et aga efektiivne oleks, me ise proovime sama hoida. Need, mis olid teil kaardi peal märgitud. Täpselt, need, mis olid kaardi peal märgitud just. Ja rääkides, et kes nüüd on omanik, siis ikkagi praeguse tegevuskavaga ma lihtsalt võtsin selle ette ja mõtlesin, et korraks et tekiks arusaam, millest me räägime, kui me ütleme, et neid erinevaid asjaga tegelejaid on väga palju. Loomulikult on Euroopa välisteenistus, loomulikult Euroopa Liidu sõjaline staab, aga
on ka hulk komisjoni peadirektoraate, näiteks on kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, sidevõrkude sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, on komisjoni peasekretäriaat ja siis rakendusamet selle tegevuskava puhul on SINEA ehk siis kliima- ja taristu ja keskkonnaagentuur. Nii et need kõik ei ole ühe voliniku nii-öelda hallata või portfellis, jah. Nii et selles mõttes on see pilt ikkagi jätkuvalt väga segane, mis ühest küljest kirjeldab seda teema keerulisust, et tal ongi palju kokkupuutepunkte, aga üks inimene, kes on teema nii-öelda omanik, kes hommikul tuleb tööle selle mõttega, et see on see, mille eest tema vastutab ja õhtul läheb koju konkreetselt ühe valdkonna eest siis pingutusi tehes, siis meie näeme, et see on oluline ja tõepoolest see on ka tagasiside, mida liikmesriigid andsid, et on ka liikmesriikidel raske järge pidada, kui on probleem või kui on konkreetne küsimus, siis kelle juurde parasjagu hetkel selle murega pöörduda tuleb. Jah, tänan ära, Rihi. Palun. Aitäh. Aitäh. Aitäh, hea ettekandja. Ja küsimus on mul selline, et teadavasti geograafiliselt näeme, et Balti riigid on siin nagu hiirelõksus, et väike Suwalki koridor on ja meid ühendab praegu, mis meie jaoks on kõige tähtsam, ilmselt ikkagi Via Baltica ja Rail Baltica. Aga siin mõni aasta tagasi veel oli väga palju juttu tunnelist, mis ühendab Tallinnat ja Helsingit, et see pidi kohe hakkama ehitama ja isegi hiinlased lubasid siin 5 miljardit investeerida, ilmselt selle hind võiks praegu juba olla 25 miljardit. Aga sellest üldse juttu on Euroopas ja tegelikult see oleks ju väga hea ühendus ka meie jaoks, mis päästaks meid sellest saare staatusest. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Mõnes teises formaadis, mõne teise teemakäsitluse üle kindlasti hea meelega arutaks ka tunneli üle, aga hetkel tõepoolest oli meie töö fookus sõjalise liikuvuse parandamine. Ja Eesti poolt vaadates tõenäoliselt see projekt, mida teie nimetasite, on üks nendest, mis aeg-ajalt kerkib. Mõne teise liikmesriigi poolt vaadates on need kindlasti hoopis teistsugused projektid. Seni kaua, kuni meil ei ole sellist ühtset kogu Euroopa Liidu sõjalise liikuvuse vaatest kõige olulisemaid ja kõige kriitilisemaid lahendamist vajavaid probleeme kirjeldavat tervikvaadet, nii kaua ma arvan, et võibki ja saabki jääda neid selliseid üksikuid projekte esile tooma. See on see, mida me juhime, millele me tähelepanu juhime, et selline tervikpilt peab tekkima, et ka liikmesriikidel oleks arusaam, mis on need teemad, mis on need projektid, mis Euroopa tervikpilti vaadates kriitilises olukorras sõjameeste, vägede, tankide, varustuse, relvastuse liigutamisel peavad saama kiire lahenduse. Hetkel, kui nüüd tunnelist rääkida, siis selle kohta mul küll teadmine puudub, et tunnel sellega oleks sel teemal kuidagi kõne all. Tänan, et nimekirjas on härra Maran, Eesmaa, Raidma ja viimasena Lanemanni, aga võtame nüüd küsimused koos. Jaa, aitäh. Teil on kehva roll, te peate meil alati kehvi sõnumeid tooma, et mingid asjad ei ole korras, aga aitäh, et te neid toote, need on ka vajalikud asjad. Ja. Et 2 teemat, mida ma tahaks puudutada korra seda kliimateemat, et see võib tunduda, et see side on olematu, tegelikult see päris nii ei ole. Esiteks, kui me räägime kriisikindlusest, siis kriisikindlus, mis tuleneb nagu kliima seisukohalt ja mis tuleneb sõjalistest ohtudest, geopoliitilistest ohtudest, seal on üsna palju sarnasust, nii et pigem neid tasukski just nende terksuse, kole sõna seisukohalt nagu koos vaadata. Lisaks veel enam, et kui tekivad ootamatut ilmastikumuutused, mida tuleb järjest rohkem ja rohkem ja tänu sellele sõjaline liikuvus saab takistatud, siis on see pigem probleem, nii et ma näen siin nagu vajalikku sidet. Aga küsimus mul on teiseringiline ja ilmselt tuleneb võib-olla sellest, et ma kaitsevaldkonda ei saa kindlasti oma kompetentsi alaks pidada, et me räägime siin nüüd seda Euroopa Liidu kontekstis, aga kuhu kogu selles arutelus ja uuringutes asetub NATO?
sest ma olen aru saanud, et NATO-l on ju ka omad plaanid ja strateegiad juhtimiste osas, olemata kursis üldse selle valdkonnaga, et kus siin need seosed on? Aitäh. Härra Eesmaa. Jaa, aitäh ülevaate ja kommentaaride eest, Keit. Raport on üldiselt üsna kriitiline. Te tõite välja küllalt palju kitsaskohti ja selle eest suur aitäh, siis see tähendab, raport oli sisukas. Need inimesed, kes jälgivad meid selles ülekandes, kindlasti nii mõnigi neist küsib, kas on siis ka selgeks tehtud, kes on kõige suurem süüdlane, et see edasiminek ei ole olnud sedavõrd lennukas, ja kui see küsimus on liiga reljeefne, siis ma küsin pehmemalt, milline valdkond peaks rohkem pingutama, et eesmärgile kiiremini jõuda? Aitäh. Härra Raigma. Jah, aitäh. Et selline ennasthariv küsimus võib olla. Hästi palju on Euroopas erinevaid taristuprojekte, rahastusi ja ega seal pannakse suured rahad sisse ja siis ma aru saan, et juhtub vahel, kus ehitatakse sild Euroopa raha eest, see tuleb ära lammutada ja sõjalise liikluse koha pealt uus ehitada ja teises kohas viadukt tuleb õhku lasta ja siis sõjalise liikluse kohalt nagu uus ehitada. Minu küsimus on see, et kas see suures plaanis on kuidagi seotud, ehk siis need suured taristuprojektid mitte sõjalise liikluse mõistes, kas sinna tuleb ka sisend sõjalise poole pealt, et kohe alguses oleks need sõjalise liikuvuse aspektid ka seal arvestatud, ehk siis läbi selle võib-olla me võidaksime natukene ka ajas ja ressursis, mida hetkel nagu ei ole. Jaa, aitäh. See probleem on ju kolossaalne, kui loodi Balti pataljon, 3 Balti riigi ühine väeosa, siis kuigi kõik oli kokku lepitud, oli kui ülikeeruline liigutada isikkoosseisu relvade ja tehnikaga siin 3 Balti riigi vahel. See bürokraatia labürint oli täiesti hämmastav ja see võttis üsna palju aega, nii et mis me räägime siin Euroopast. Aga ma hagin ennast Mati küsimuse juurde, tõesti, mul on sama küsimus, et kas ei peaks küsima inputi Euroopa Liidu sõjaliselt komiteelt, et mida me siis nüüd ja millise tähtsuse järjekorra alusel me liigutame, sest et jutt on olnud ainult sõjalisest varustusest ja võimetest, aga karta on, et sõjalise konflikti korral tekivad ka põgenikevood ja evakueeritavad, et ka neid tuleb liigutada, et see üksteist ei takista. Aitäh. Aitäh küsimuste eest. Otsast minnes siis kõigepealt kliimaside, et kas see on olemas või ei ole, siis side kindlasti on olemas, seda ei eita ju keegi, aga kui me räägime näiteks sellest, et sellesama tegevuskava 3. projektikonkursi jaoks lisati eraldi keskkonnanõuete täitmise toimik ja kliimakindluse tagamise uuring, siis need on asjad, mida on võimalik teha oluliselt jällegi efektiivsemalt, sageli nad sisaldavad andmeid, mida on juba kuskile esitatud. Kui nad on väga kohmakad, siis niigi kriitilises ajaraamis lihtsalt tekib olukord, kus need aeglustavad projekte ja seda ka mitmed liikmesriigid meile nagu südamele panid, mida me ka ise välja toome. Et see on koht, kus saab lihtsustada ja kui me räägime fookusest, siis ikkagi ka meie liikmesriigid 7 liikmesriigist 3 tegelikult seadsid kahtluse alla, et kas sellised toimikud ja uuringud ikkagi sõjaväelise liikuvuse jaoks on sedavõrd asjakohased, sest et vajadused on kiireloomulised, see on valdkond, kus on kiire ja lihtsustamist on seal võimalik kindlasti ette võtta. Kuhu asetub NATO ja kus need seosed on, siis esiteks seosed on läbi selle, et enamik Euroopa Liidu liikmesriike kuuluvad ka NATOsse, et liikmesriigid ise on need, kes selle seose sellisel moel ka loovad ja NATO loomulikult NATO on juhtiv roll territoriaalkaitse puhul, kui me räägime tsiviiltaristust ja ka kahese otstarbega taristust, siis seal on see roll ikkagi eelkõige Euroopa Liidu kätes ja Euroopa Liit, see tähendab ka liikmesriike, et see seos on seal selle koha peal.
Nüüd Enn Eesmaa, et kes on süüdi või kes on süüdlane, siis ega nende tegevuste puhul on suur hulk tegevusi, mida saavad ja peavad tegema liikmesriigid, aga kui me räägime rahastamise poolest näiteks, siis seal on ikkagi enamus loomulikult Euroopa Komisjoni käes. Ja muidugi tuleb öelda, et ka sellest 1,7 miljardi suurusest eelarvest rääkides, siis algne soov ka komisjonil oli ikkagi, et see eelarve oleks olnud oluliselt suurem. Siis oli liikmesriigid need, kes leidsid, et lõpuks tuleb kokku leppida 1,7 peale. Nüüd on need samad liikmesriigid, kes ise on mures, et eelarve on väga napp ja kindlasti on neil selles osas õigus. Nii et me lootus on, et kui nüüd tegelikult sellised ju tausta ettevalmistused järgmiseks Euroopa Liidu eelarveks juba käivad, et kui neid peetakse, siis seetõttu me ka ise hindame selle oma raporti väljatuleku sellist nagu ajalist poolt oluliseks, et oleks sisend eelarve läbirääkimistel ja et see arusaam ja taju oleks tõesti, ja kitsaskohad oleks mustvalgel välja toodud, et kui järgmist eelarvet kokku lepitakse, siis teaks, mida, kuidas on otstarbekas, oleks otstarbekas meie arvates vältida. Mati Raidma, et kas sõjalise liikuvuse vaade on nende suurte taristu ehituste puhul praegu arvesse võetud, ei ole. Ja see on ka tõesti üks asi, mida me välja toome, et on suuri projekte, mis panustavad igal juhul ka sõjalisse liikuvusse, aga et see oleks nagu eraldi kriteerium valikul, seda kahjuks alati öelda ei saa. Ja ütleme enamgi veel, et nagu ma ütlesin, siis meie jaoks oli problemaatiline see, et ka selle sama sõjalise liikuvuse 2 viimase projekti konkursi puhul tegelikult see sõjaline hinnang oli võrdse kaaluga ülejäänud 5 hinnangu või ütleme ülejäänud 5 sellise kriteeriumi puhul. Nii et see side saaks kindlasti olla oluliselt suurem ja ma arvan, et see tegelikult vastas ka sellele viimasele küsimusele, et kas sisendit peaks küsima. Meie hinnang ja arvamus on, et igal juhul peaks see sisend olema oluliselt tõsisemalt arvesse võetud sõjalise liikuvuse rahastamise otsuste tegemisel. Nii et, aga nagu öeldud, et ka praeguse eelarve siseselt, kui on võimalik kasutada veel Euroopa ühenduse rahastust, siis ka seal tuleks seda poolt kindlasti arvestada. Ja, ma pean ikkagi korra jagama informatsiooni, et Euroopa Liidu asjade komisjon tegi targalt väljasõiduistungi Pärnusse, kus me arutasime liikuvust, muuhulgas ka sõjalist liikuvust ja nüüd Rail Baltic konkreetselt on projekteeritud nii, et ta arvestab vedude, ütleme siis toetuse väejuhatuse vedude teenistuse sisendit, ehk siis saab vedada laiemaid ja raskemaid veoseid. Et see on selline positiivne asi, et meil Eestis osaliselt on hästi. Ja, nagu enamasti. Mida? Ja muidugi, see, mis puudutab raudteed kõik, et teeme eraldi istungi, mul on ettepanek, arutame seda, et ma kutsusin siia ka vedude teenistuse ülemat, aga paraku ta on seotud õppusega Siil, kuna siirdamine juba käib, aga ta kindlasti tuleb ja räägib meile. Aga nüüd jõudsimegi sujuvalt sõjalise dimensiooni peale ja siis härra Stoicescu annab sõjalise vaate kogu sellele asjale. Aitäh, pigem selline improviseeritud kokkuvõtte ja mõned märkused minu poolt. Kõigepealt suur tänu proua Keit Pentus-Rosimanu selle väga hea ülevaate eest ja Euroopa Kontrollikoja raport on minu meelest hästi koostatud, ülevaatlik ja piisavalt konkreetne. Peamised puudused on väga kenasti arusaadavalt välja toodud. Ja ma loodan, et Euroopa Liit, seda komisjon, võib-olla ka parlament teatud mõttes ja liikmesriigid arvestavad kontrollikoja eriaruandega ja antud soovitustega. See on nii, nagu te ütlesite, strateegilise tähtsusega küsimus, sest reageerimise ja tegutsemise kiirus on sõjalises olukorras otsustav.
ja viivitamist piiridel, pudelikaeltes ja nii edasi me ei saa ometi endale lubada. Kõiksugused takistused, keerulised protseduurid, bürokraatia, puudulik taristu, nendega tuleb kiiresti ja otsustavalt tegeleda. Ja geograafiast lähtuvalt on sõjaväeline liikuvus Eesti jaoks eriti oluline. Kui me kaardile vaatame, siin ei saa olla küsimusi. Ja muide, meil on olnud ka terminoloogiline arutelu, see on võib-olla kõige vähem oluline, kas on sõjaline või sõjaväeline liikuvus, aga jäägu see filoloogidele lahendamiseks. Ja kui me räägime Balti riikide kontekstis, me oleme siis nii-öelda kaardil nagu poolsaar Läänemere ja Venemaa vahel otseühendusega maismaad pidi Poolaga, siis me oleme omamoodi selliseid kokkuleppeid juba teinud nii-öelda Balti Schengeni nii-öelda saavutamiseks, et kiiremas korras saaks ka rahuaja lõpuste käigus ja liigutada vägesid sõjamaterjali. Ja nüüd me peame arvestama ka selle uue dimensiooniga, mis on tekkinud peale Soome ja Rootsi NATOga liitumist, sest meie jaoks on sillaks nüüd ka õhk Rootsi poole ja meri ja siis arvestama ka vastavate vajadustega, mis puudutavad siis sadamaid ja lennuväljasid ja nii edasi. Mis mind kurvastas, on tõepoolest see, nagu te välja tõite, et finantsperioodil 2021-2027 Euroopa Liidus, et ongi raha otsas. Ja järgmine raha sellele suurprojektile ei tule nähtavasti enne aastat 2028, kui ma nüüd ei eksi, järgmise finantsperioodiga. Ja eriti kummaline on see, et projektide rahastamine oli juba otsustatud enne prioriteetide välja selgitamist. See ei saa ju olla ometi nobedate näppude voor, kui me räägime nii tõsistest teemadest. Ja samuti tõite välja, et sõjalist ekspertiisi nõuannet oli arvestatud ka küllaltki piiratud ulatuses. Ja seda võiks ju kindlasti rohkem kasutada. Mainin viimase asjana sedagi, et Riigikontroll esitas ka aruande ja tutvustas ka meile riigikaitsekomisjonile oma aruanded vastuvõtva riigi toetusest, HNS-ist. Ja muide, sellel on üsna palju kattuvusi selle sõjaväe liikuvusega, küll riigisiseselt. Ütleme, kuivõrd loomulikult see saab käsitleda ainult Eesti konteksti. Küll aga oli toodud seal näiteid ka Lätist ja Leedust ja mida nemad on teinud HNS-i ehk siis vastuvõtva riigi toetuse valdkonnas. Nii et jätkame tööd ja loodame, et need teie nõuandeid võetakse kuulda. Ja eks võib-olla rahuajal on ühed probleemid, aga sõjalises olukorras riigid mõistavad, et väed peavad liikuma ja peavad appi minema. Ja loodame, et kui mitte sellel perioodil enam laha peale ei tule, et vähemalt järgmisel perioodil, alates 2028, pööratakse rohkem tähelepanu Euroopa Liidu ja NATO ida äärealale, mis on kõige kriitilisem. Sest kindlasti on palju neid riike, kes tahavad sellest suurest potist endale saada raha, et mõnda sadamat või mõned sillad parendada ja nii, aga kriitiline on just meie piirkond siin. Aitäh! Ja, härra Stoicescu, tänan väga ja nüüd on siis läbirääkimiste voor, et kõigil fraktsioonidel, kes soovivad sõna võtta, on aega 2 minutit. Ja, härra Arhipov ja Keskerakond. Aitäh! Kuulates seda raportit, siis tekib selline mulje, et see kiire raha kasutamine on tingitud sellega, et tegelikult iga riik püüdis omale, ütleme niimoodi, kasu püüda, et kiiresti selle raha kätte saada ja selle nime all siis ka oma taristu välja ehitada. Et kurb, aga tegelikult me oleme siin pudelikaelas Balti riigid ja kui selline arutamine ja raha eraldamine järgmine kord tuleb
oleks väga teretulnud, et me sellest soovituste punktidesse paneks nii, et iga piiririik, see tähendab Baltikumi riigid ja Soome, Poola omaks vähemalt 2 korda hääli rohkem kui teised riigid, sest me oleme siin piiri peal ja meil on see taristu praegu kõige tähtsam nii meie jaoks kui ka terve Euroopa jaoks. Aitäh! Tänan! Ja sotsiaaldemokraadid ja aitäh! Ei, uudised on ju kehvad tegelikult, eks ju, ja siit võib välja lugeda mitmeid erinevaid momente. Võimalik üks moment on see, et Euroopa Liidus tervikuna ei tajuta, kuivõrd kriitiline on see teema, kõik, mis on seotud kaitsega. Eriti siis, kui minnakse kaugemale, ütleme siit ida poolt lääne poole, et küsimus on, et kuidas neid asju, võimalikult asju ikkagi lahti seletada, et Euroopa Liidu üleselt oleks see arusaamine olemas, et see, mis puutub siin ida pool, valmisoleku osas ja muidugi ka terves Euroopa Liidus, et see ei ole mingi kauge tulevik, see võib olla üsna lähiaegne aeg ja mida rohkem me ette valmistume, seda kaugemale tulevikku me riske viime. Nii et ma arvan, et selles suunas peab kindlasti edasi liikuma ja siin on vaja kuidagi võimalikult lahti saada erimeelsustest muudel teemadel, mis võivad tekitada erinevaid poliitilisi kemplusi, sest lihtsalt mõningad teemad on palju olulisemad kui teised teemad. Aitäh! Tänan, Anna Maran ja Kristjan Vaga, Reformierakond. Aitäh, härra esimees! Reformierakonna poolt tuleb kinnitada jällegi seda fakti peale selle raportiga tutvumist, et kui vaid Euroopa Liit oleks rohkem Eesti nägu, oleks kõik väga hästi, et Eesti on mitmes väga tähtsas just selles liikuvust nii-öelda soodustavas projektis eestvedaja ja kui muu Euroopa liiguks samas tempos, siis läheks meil paremini. Ja nii-öelda patriotistlikult võib ka välja tuua selle, et viimase 10 aasta kindlasti suurim projekt Eesti suunal on Rail Baltica ehitus ja eelmisel nädalal väga hästi korraldatud väljasõiduistung Pärnusse ja Rail Balticu Eesti esindajatega kinnitas tegelikult seda, et näiteks väga lihtne näide, et Eesti siis see Rail Baltica trass, mis Eestis on, seal on rohkem mahalaadimise võimalusi kui teises 2 Balti riigis kokku. Ehk siis meie oleme tegelikult nende asjade peale oluliselt rohkem mõelnud, meil on asjad ette valmistatud ja meie viime ka need ellu, et ma arvan, seda tuleb lihtsalt jätkata ja vaikselt siis nügida meie häid liitlasi ja teisi liikmesriike, et nemad teeksid sarnaseid tegevusi, et lihtsalt tuleb Eesti hääl paremini kõlama panna. Aitäh! Nii, nüüd on parem, ma olen kuulda ka, et siis ma räägin Eesti 200 nimel ja eest, et hea uudis on see, et Kliimaministeerium on koostöös Kaitseväe liikumis- ja vedude teenistusega siis juba kaardistanud ära hulgaliselt objekte, et millega siis räägitakse Euroopa Komisjoniga läbi, arvestades järgmist eelarveperioodi, mis algab siis 2028. aastal. Halb lugu on see, et meil ei ole nii palju aega oodata ja tegelikult see raha läheb lahti hoopiski aasta või 1,5 hiljem veel, et 29-30. Ja nagu härra Maran siin targalt ütles, et me peame fokusseeruma ja tõepoolest, et see absoluutne prioriteet, nagu ka siin härra Arhipov välja tõi, on põhilõunaühendus, sellepärast et Eesti ja ka Läti, kuna ta meie ja Leedu vahel on niisugused saaremoodi asjad, et me peame panema kogu jõupingutuse Rail Balticu ja Via Balticu peale, sest üks ei asenda paraku teist ja isegi võib-olla kõlab ebapopulaarselt, et ilmtingimata ei ole vaja ehitada 10 kilomeetrit või ma ei tea, 5 kilomeetrit Haapsalu raudteed, et paneme kogu jõupingutuse ühte kohta, et see on eluline asi, et me oleme Euroopaga ühendatud, sest õhku, merd, seda on suhteliselt lihtne blokeerida. Ja ma väga loodan, et Euroopa Komisjon on tähelepanelikult läbi lugenud kontrollkoja raporti ja väldib kõiki
võtab arvesse kõik soovitused, ütleme poliitiliselt korrektselt nii. Tänan väga ja kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis väike remark muidugi, jaa, palun. Et sõjaväeline liikuvus peab olema takistatud üksnes ida suunalt. Jah, siis ma ütlen ka väikse remargi, et see Vene impeeriumi välja ehitatud raudtee ei aita meid, meil on vaja oma raudteed, aga just, aga see ongi Euroopa laiusele ja jääme selle positiivse noodiga, lõpetame selle päevakorrapunkti. Tänan väga kolleeg riigikaitsekomisjonist ja need riigikaitsekomisjoni liikmed, kes on ka ELAK-is, me jätkame kohe juhilubade arutelu, aga see ei ole enam avalik punkt siin, jah.